Kuni 18. eluaastani oli minu elu täitsa korras, ma olin hästi viks, viisakas ja tore koolipoiss. Ja minu elus oli onu Meinard, kes oli minu ristiisa ja tegelikult see mees palvetas minu eest enne, kui ma veel sündisin. Pärast Nõukogude armeest vabanemist hakkas Herbert iseendalegi siiani mõistatuseks jäänud põhjustel tarbima alkoholi, kuna ta tahtis olla nagu teised, sest ta ei olnud kunagi sellist elu elanud. Ja ma hakkasin tööle fotograafina. Ja see töö oli tol ajal oli väga populaarne töö. Ja mul oli hästi palju tuttavaid, sest tol ajal oli neid pilte vaja. Nii ärimeestel, võib ka niimoodi öelda niisugustele kurjategijatel, samas politseinikel ja kõikvõimalikel kelneritel ja tol ajal see oli 90. aastate algus ja siis käis arveldamine, käis ikka rohkem viina kaudu. Tahtsid pilte kätte saada, kiiremini toodi ikka pudel. Ja kõik need peod, mis seal tol ajal toimusid, sünnipäevad, juubelid, ka peielauad, loomulikult me istusime koos teenindavate meestega, seal oli pillimehed ja igal pool oli viina võtmine, tasuta peopidamine. Aga seda ilusat aega, võib niimoodi jutumärkides öelda, või idülli ei kestnud minu jaoks kaua. Seda nii-öelda ilusat aega, nagu Herbert täna väljendub, ei olnud kauaks, kuna alkohol murdis mehe maha, nii et ainult 2 aastaga oli Herbertist saanud ilma kindla sissetulekuta värisev ja rebalatesse rõivastuv alkoholisõltlane. Mees ise veel probleemi ei tunnistanud ja arvas, et on endiselt kena ja tore inimene. 94. aastal, hilissügisel, kui ma olin joonud jällegi 2-3 nädalat ja nõnda nimetatud ateljeesse ma ei olnud jõudnud, siis ma kartsin, et nüüd tuleb jälle pahandust, et keegi läheb kaebama. Ja siis järsku hommikul ma palusin Jumala käest andeks. Ma laskusin põlvili ja nõnda nimetatud päässin oma elu. Ma jätsin maha vandumise, kuid ülejäänu läks kõik edasi nii nagu oli. Viin, suits. Ja loomulikult tulid siis juba esimesed terviserikked. Olin juba 2-3 korda olnud deliiriumis. Pohmellist väljatulekuks kasutas mees üsna tihti kiirabiteenust. Herberti tutvusringkond vähenes märgatavalt, kuna ta võttis pidevalt alkoholi ostmiseks võlgu ja kuna ta ei suutnud neid tasuda, ei tahtnud inimesed Herbertiga enam tegemist teha. Fotograafina töötades hakkas Herbert inimesi petma, võttes neilt tasu, kuid jättes tellimuse täitmata. Kuni siis me kolisime Ulja Alevikku, lootes siis nüüd seal uut elu leida, aga tegelikult läks asi hullemaks, ma vahetasin viina otekolonni vastu, seda sai odavamalt, ei teinud ma enam fotograafi tööd ja siis need joomised perioodid läksid kogu aeg pikemaks. Need nädalast 2 sai kuu, kuni siis lõpuks ta läks 3 kuuni välja. Umbes 2006. aastal või natuke enne seda oli Herberti ema tutvunud Eesti Kristliku Nelipühi kiriku inimestega ja need külastasid teda ning rääkisid talle sellisest kohast nagu Lootuse küla. Kuid Herberti jaoks oli see viimaste inimeste koht ja ta ei võtnud seda kutset kuulda. Aga siis ükskord kevadel, kui ma olin järjekordselt oma kõik need töökohad maha joonud ja nagu öeldakse, toibusin, siis astusin tuppa ja seal oli üks mees. Tema oli Ulja koguduse pastor, Endel Treimann. Vaatamata lubadustele, et ta enam ei joo, jätkus Herberti elus alkoholi kuritarvitamine. Ühel päeval, kui Herberti ema viidi hooldekodusse, sai pastor Jumalalt sõna, et tuleb minna vaatama, mida Herbert teeb. Tuppa sisenedes leidis pastor Herberti iseenda ja koera rooja sees alasti magamas.
et ma ei tea ise ka, mida ma sisse jõin. Et mul oli sisemine verejooks ja veel mingid niisugused ohtlikud asjad. Tulin haiglast välja, ema oli hooldekodus, vist olin nädal aega kaine ja siis hakkasin uuesti jooma. Ja ma meelte segaduses panin siis maja põlema. Ja selle tagajärjel oleks nüüd vingu sisse jäänud 2 väikest last. Aga kuna nende ema tuli pausi ajal koju ja avastas selle tulekahju, siis ta kutsus häirekeskuse välja. Õhtul viidi mind igaks juhuks ikkagi arestimajja minema, sest kõik olid hirmul. Maja oli sööstunud, trepikoda. Ja seal trellide taga, no siis ma tundsin, et võt nüüd ma olen nii põhjas, et no rohkem enam kuhugi minna ei olnud. Nüüd oli elu või surm. Ja samas ma tundsin, et midagi nagu toimib. Ja kui hommikul kõik need ülejäänud seltskond, kellega me seal koos olime, kõik olid juba välja lastud, siis mina olin üksi ja siis ma palusin Jumalat. Ja siis tehtigi trellid lahti, viidi mind ette ja siis 2 politseiniku saatel, üks oli veel tuttav mees, viidi mind üle tee psühhiaatri juurde, taheti hullumajja viia. Pikk kiri oli kaasas, aga kuna tegemist oli inimesed, kes mind tundis, ta oli minu ema endine tuttav, siis ta ütles, et jah, et ma ei saa teid aidata, ma ei saa teda hullumajja viia, sest ta ei ole loll. Peale läbielamisi arestikambris ja psühhiaatri juures võttis Herbert uuesti ühendust Hulja koguduse pastoriga, kes läks tema juurde ja andis talle viimase võimaluse, öeldes: ma viin su lootuse külla või rohkem ma sind ei aita. Herbert püüdis küll pastorit keelitada, et lähme vaatame enne, mis koht see ikkagi on, kuid pastori vastus oli kindel ei. Ta ütles, et kas jah või ei, muid variante lihtsalt ei ole. Ainus, kes mulle helistas, oli veel õde. Ema oli hooldushaiglas. Tema ei teadnud ega saanud sellest asjast enam midagi aru. Hunnik SMS-laene oli kaelas ja muidugi oli endas oli hirm, et kui nüüd see kogu see asi kohtusse läheb, et mis siis saab. Tuli minu ellu niisugune sõna, et ma pidin hakkama vastutama oma tegude eest. Andestuskirjad, mis seal tehakse. Ma pidin andeks paluma hoopis pankade käest, kellele ma võlgu oli, ja tunnistama oma süüd. Muidugi venna armastus, aga lisaks režiim ja distsipliin, kuulekus ja alluvus.